Aga nüüd järgmisena palun härra Rein Einast. Aitäh, austatud president, meie kaasteelised, kõik aatekaaslased. Ma olen veendunud, et meie ei ole täna siin koos mitte ainult Eesti Vabariigi sünni ja kestmise suurima sündmuse suurt juubelit, see tähendab vabadussõja võitu ja Tartu rahu tähistamas. Me oleme siin täitmas üht oma põhikohustust. See on survestama vaimuinimestena seadusandjaid ja võimukandjaid Toompeal järgima Eesti Vabariigi põhiseadust, oma rahvuse, keele, kultuuri ja ma rõhutaksin ka looduse eripära kestmiseks läbi muutlike aegade. Peame põhjendama oma seaduslikku valitsust, peame põhjendama valitsust survestama ka suurriikide valitsusi, kinni pidama nende endi loodud üldistest inimõigustest, sealjuures rahvaste õigusest riiklikule enesemääramisele kuni vägivallatu lahkulöömiseni ja õigusest territoriaalsele terviklusele, mida need riigid ehk suurriigid on ise loonud, aga ei suvatse täita. Me oleme siin kindlasti ka selleks, et põhjendada rahvusvaheliselt kehtiva Tartu rahu alusel oma riiklikku õigust Ingerimaale, Narva jõest ida pool ja Setomaale, põlisrahva, Läänemere soomlaste asualale, meie rahvusmaastikele Haanja kõrgustiku idaosas, samuti lavakõrgendikega Irboska, paeplatoole, kaunite vaadetega Optjoki jõe Ürgorule, Mõlajärvele ja nii edasi, samuti Põhja-Eesti pankrannikuga väga analoogsele paeastangule. Seal on väga palju olnud paemurde. See rahvuslik rikkus paekivi, kipsi ja samuti liivakivist pudeneva liiva näol on kindlasti üks üldrahvalikke rikkusi, mis on määratu suure väärtusega. Väärib märkimist just nende kivististe rikaste hilisteoni paekihtide detailuuringud 30. aastal panid aluse uue geoloogia teadusharu paleoökoloogia sünnile. Tänu sellele mehele, kes sündis Peterburis, aga noorusaastal Põhja-Eesti pankrannikul Antika ümbruses kiindus kivististesse ja Vospa professorina väga põhjalikult uuris just neid alasid ja tihedas koostöös meie akadeemik Karl Orvikuga nad viisid kohe pärast sõda selle piirkonna nagu teaduse käsitluse tulipunkti koos meie aladega. Nii et see oli jälle üks väga hea näide teadusest, sellest ühtsusest, mis kinnitab, et need alad, need on ju seto alad ja need on Eesti, setod on ju eestlased, see on Eesti alad ja loomulikult need alad kuuluvad siis eestlastele. Küsime, kuidas peaks siis toimuma poliitikute veenmine oma põhiseaduslikke õigusi järgima. Et see oleks nende põhikohustus. Ja mina nüüd julgen väita, et me peaksime tingimata jälgima mahekultuursust. See tähendab vastandumata eristudes, kus alusväärtusteks on kodutunnetus, paigavaimsus
hingepuhtus, kogukondlikkus, põlisrahva vaimulaadile toetades, mida nii ilmekalt on ja väljendanud meie rahvuslikud suurvaimud, ühelt poolt rahvusteadlased, juba alates Oskar Looritsast, Eduard Laamanist, Harri Moorast, Gustav Ränk ja nii edasi, teiselt poolt arvukad loodusteadlased nagu Gustav Vilvaste, Hendrik Becker, Johannes Piiper, Karl Orviku, Endel Varep, Theodor Lippmaa ja hiljem juba Viktor Masing, Jaan Eilart, Kalevi Kull ja teised. Ja muidugi meie rahvuslikud suurpoliitikud, kes sõlmisid niivõrd kaalukalt ja sügavalt tähendusega Tartu rahu. Nii et need eeskujud on meile minu arvates piisavalt vaimseks aluseks, et minna edasi oma põhiseaduse põhikohustuste täitmisega. Ma usun, eelduseks peaks olema vaimu ja võimu ühistegevus, et vaim võimustuks ja võim vaimustuks. Ma tänan väga selle raamatu algatajaid ja suure vaeva nägijaid. Ma tänan ka kõiki autoreid, kes selle raamatu võtsid vaevaks kokku panna. Tänan!